tere päevast! Tänases saates me lahkame päris erinevaid teemasid, aga veel enne, kui me tuleme stuudiokülalise juurde, reisime korraks videopildis Kiievisse. Nimelt eile rääkisin Kiiev Independenti ajakirjaniku Tim Shadorsnõiga sealsest poliitilisest olukorrast, sest asjad on kahtlemata tormiliselt arenenud. Hoiatan ka ette, mõned detailid võivad olla nüüdseks juba vananenud, aga vaatame, mis ta rääkis. Hello, Tim. Thank you for finding time for us. I wanted to talk to you about the news that's been coming from Ukraine regarding the political situation. First, the Prime Minister was taken down by the President and now also the Defense Minister. Why has Zelensky made those decisions? What do we know about it? That's actually a great question, and a lot of Ukrainians ask our authorities, why did you do this? And the problem is that the Ukrainian government is largely failing to answer this question. There is a very big problem with communication about it, and no one really knows why have Zelensky decided to do that. And from what we know from our sources, if we talk about the defense minister, it stems from an alleged conflict between Fedorov and Ukraine's commander-in-chief, Alexander Syrsky. President Vladimir Zelensky believed that there is a kind of miscommunication between the two, and he says that he wants the army and the military leadership to be, as he said, on the same page. So he believes this is the reason why the defense minister should be dismissed. He also accuses Fedorov of failing to produce Ukraine's mobilization reforms. He wanted to see more of it, and Fedorov did launch a reform, but it's fair to say that so far there has been not much visible changes. About the Prime Minister, she was largely seen as a figure that has been appointed by Zelensky's former chief of staff, Andriy Yermak. She was seen as one of his people, and she wasn't seen as a figure that could be decisive during the war. Zelensky wanted to see a prime minister who could be more effective, who could launch more reforms, and unfortunately, Yulia Sviridenko, she was not seen as such a person. That is the justification that our sources from the Ukrainian government provides. Those are lawmakers that were meeting the president yesterday and today, so that was communicated to them. At the same time, the Ukrainian public does not understand it because President Vladimir Zelensky has not recorded any addresses to the public. President Vladimir Zelensky has not communicated during his press conferences what are the reasons. He says that he wants to better prepare for the next winter, but why Sviridenko wasn't able to do this, so it is very unclear, and we can see a very bad miscommunication from the president's side. As you mentioned, Fedorov was or is quite a popular figure in Ukraine. There are also protests on the street right now. We'll talk about that later, but could you give us a background on why Fedorov is so popular in Ukraine? Yeah, so he's very young for a Ukrainian minister, and he believes in digitalization. He believes in efficiency. A lot of people actually compare him to Ukrainian version of Elon Musk because he digitalized the defense ministry. He believes in drones, in missile strikes, so that he was doing his accent on this. He was in Zelensky's team from 2019, so he's actually one of the people who were with the president from the start. And before that, he led Ukraine's digital ministry. So he was the person who created an application for a phone that could basically store all your government documents in one app, and everybody in Ukraine uses it. So when he came to the defense ministry, he was doing something similar to that. He digitalized military procurement.
process so that the military could say what they need and vastly by it. Also, Ukrainians see the developments on the battlefield that his middle strike campaign against Russia produced. We see that Ukraine attacked Russia a lot behind the enemy lines. We see that Ukraine attacks Crimea, Ukraine attacks logistic roads. And a lot of people believe that Fedorov is the person who came up with this idea. So that's why he's kind of popular. He's seen as a person who's also is trying to fight corruption in the defense ministry because he digitalized the process. So right now it is way harder to do some kind of corruption schemes with the military procurement because military says what they need. They could. So a lot of people call it actually like a military Amazon. You can basically say what you need and you can just basically buy it. So a lot of people see that he's pretty efficient, he's young, he has a new vision of how the defense ministry should work. People see the results on the front lines. So that's why he's popular. You said to me before we went on air that you were just on the streets in Kiev and you were at a protest. What did you see there? And do you see that these protests could amount to any result? That's what the protesters are hoping for. They hope it could lead to some kind of results. There were a lot of young people in their 20s, 30s. They were chanting slogans that we are for democracy, we defend democracy in Europe, we defend democracy in Ukraine, that's why we fight against Russia. So they want the government to hear them, because that's what happened just last year when there was a protest against the dismissal of Ukraine's anti-corruption agencies. And it led to results. President Zelensky has decided to restore their independence. And the protesters on the side, they hope for the same result here. A lot of young people see that Fedorov is effective. They believe in his strategy. They believe that the defense ministry should be digitalized. There was actually a lot of soldiers too, soldiers who fought Russia, a lot of veterans. And they also say that we support his reforms. We see that it works. So that's why we came here to protest this decision. At the same time, a lot of people were actually saying that a possible new candidate for this role, Ihor Klimenko, he was Ukraine's interior minister before the government was dismissed just days ago. And a lot of people see him as an old Soviet style guy who's not into digital reforms, etc., not into drones. So they don't believe that he's a good fit for this role, and they trust Fedorov more. They say that he's been doing a great job. There was no reason to dismiss it. They want a proper communication from the Ukrainian government. So that's why they are there. I just came from the protest just hours ago. It started at 9 a.m. Kyiv time. I think it's still taking place there. It's a bit less people, but still people are there. At 9 a.m. it was over 1,000 people, I guess. And I just saw a couple of messages just before I connected to you that people plan another protest for today, because President Zelensky, he addressed the protest just also minutes ago. He said that he hears the people, but he hasn't said that he's ready to reappoint Fedorov back, and that's what people are there for. I have one final question, and if I think about protests in Ukraine, the first thing that is reminded are the protests that were regarding to the anti-corruption agencies a while back. So my question is, why does Zelensky keep making the decisions that are unpopular? That's also an interesting question, and a lot of us we fail to actually address it, because some people say it
might be his advisors who just give him wrong information about what the Ukrainian society actually wants. Some people argue that because right now, due to the martial law, Ukraine has no elections, and Zelensky basically has less checks and balances. He's not afraid of being voted out. So that might be the problem. But a lot of people speculate that it was just a PR stunt, so he could just come up and say, I saved Ukraine again, I'm gonna reappoint Fedorov back, but those are just speculation. There are no signs that he's ready to do this. That's an interesting question, and our newsroom and a lot of Ukrainians want to get an answer for this. It would be great if Zelensky would say why he does that. Sellised olid siis muljed Ukrainast kolleegidelt Kiev Independentist. Täienduseks ütlen veel, et uueks kaitseministriks saab siis või on juba nüüdseks saanud praktiliselt SBU endine juht Jevhen Khmara. Ametisse on määratud ka uus peaminister, aga protestid vähemalt praegu saate tegemise ajal Kievis ikka veel käivad. Aga tuleme siit stuudiosse. Meil on täna stuudios kaitseekspert, kaitsetööstur Eerik-Markus Kannike. Tere! Tervist! No vaatame nüüd sellele samale Ukraina teemale kohe siit peale, et kuidas meie siin Eestis võiks seda Ukrainas toimuvat hinnata? Kas sellised poliitilised võbelused võiks panna muretsema meid, et see kandub üle ka sõjarindele ja teatavasti, kui Ukrainal läheb sõjas halvasti, siis see on ka meile halb? Jah, selles mõttes, et kui vaadata, kuidas on reageerinud erinevad ühiskonnagrupid Ukrainas või eriti siis seal armee poole pealt. Et ma nagu suhenud ja jälginud ka neid drooniründeüksusi. Kõik on väga-väga mures ja väga pettunud selle otsuses, aga samas, kui vaadata helikopteri pilti, siis on ka positiivne see, et tegelikult see demokraatlik ühiskond töötab, rahvas on tänavatel ja ollakse kindlad, et see omab mingisugust mõju. Et ma usun, et see võidu tõmbamine selle uue ja vana sõjapidamise vahel, see on igal pool, see on igas riigis, Ukraina on lihtsalt sõjas ja seal need väljenduvad võib-olla teravamalt ka. No Tim rääkis ja loetles asju ette, et miks Fedorov on olnud populaarne. Kui palju Eestis on Fedorovi tegutsemine silma paistnud ja mida sealt sina välja tooksid? No tegelikult ma arvan, et see, mis Tim ka mainis, et tegelikult tema tegevuse digitaliseerimisministrina on see koht, kus võib seda algust lugeda, see DIA äpp, mis võeti ka Eesti e-riigi äppi eeskujuks, on väga hästi lahendatud. Ma olen see ise ka näinud, kasutanud mingil määral ja ta võttis selle sama mindseti, selle startup-iliku tegutsemise kaasa Kaitseministeeriumisse ja need mõnes mõttes ka vastuolulised muudatused, mis tegi, sõja mängustamine, punktide andmine, asjade tellimine, see on see, mis on peamiselt ajakirjade pealkirju saanud, aga tegelikult see oli väga palju seda efektiivistamist ja korruptsiooni, mitte isegi otseselt korruptsiooni välja juurimist, vaid nende tikkimisvõimaluste ennetamist. Et see oli tema südameasi ja ma arvan, need, kes on rindel, need, kes tunnevad, see on nende jaoks väga oluline. No üks asi, mis on tegelikult Fedoroviga juhtunud, on ju see, et praegu me vaatame Ukrainat kui riiki, kes teeb regulaarselt ja suudab teha Venemaale süvalööke Moskvasse ja nii edasi. Kui palju poliitiline juhtimine seda üldse on mõjutanud või kas on mõjutanud või see on pigem selline asi, mis tuleneb lihtsalt olukorrast, sobivast olukorrast? Eks see alati on sümbioos, et jällegi, see ei ole Ukraina unikaalne, et kui midagi läheb hästi, siis poliitiline tasand alati toob seda välja ja see on alati ka nende saavutus. Eks see nii ole, et see tehnoloogia tuleb erasektorist väga suuresti. See on aastaid ja aastaid juba enne Fedorovit on, tuletan meelde, umbes 6 kuud ainult võimul saanud olla. Juba enne tema aega on need projektid käima lükatud, kuid ilmselgelt see poliitilise tasemi toetus tähendab seda, et neil on ressursid, neil on võimalused, neil on mandaat neid rünnakuid läbi viia. Ehk siis see on mõlema asja kokku mäng selles mõttes. Mis sa arvad, kui palju rindel tunda annab see, mis praegu Ukrainas toimub? No selles mõttes, et kindlasti
seal nii-öelda nulljoone lähendal ka info levib, ma olen näinud seal videosid, pöördumisi erinevate üksuste poolt, kes nõuavad ja paluvad seda Fedorovi tagasitulekut ja mis mind pani nagu mõtlema on see, et see ei tundunud isegi nii väga tema persoon ei olnud see kõige olulisem, vaid just see tasakaalustav jõud selle nii-öelda armee juhtkonna vastu, et kardetakse, et kui Fedorov ei ole, et siis läheb asjad nii-öelda otse jälle frontaalrünnakutele ja nii-öelda ebameeldiva inimelu väärtustamine kaob ära võib-olla. Et seda pigem kardetakse ja loodetakse, et tema kui noor ja uuendusmeelne ja nii-öelda mehitamata süsteemidesse usku ja suudab seda nii-öelda balansseerida. Kui ma loen Ukrainas erinevaid arvamusi, siis tuleb ikkagi välja, et see on natukene selline nõukogude sõjamentaliteedi versus uus mentaliteet. Kui palju või mis nende erinevus on, kui natukene rohkem veel kirjeldada? Jah, no eks see ongi täpselt see, mis sai just öeldud, et küsimus on selles, et kas nii-öelda see vanament, see ei ole nii-öelda isegi nõukogude armeele iseloomulik, vaid see on kõik, ma arvan, kogu NATOs on samasugune diskussioon, et kas see on traditsioonilised struktuurid, traditsioonilised rünnakumeetodid, raske tehnika versus siis see, et on automatiseeritud, robotiseeritud. Ukrainas väga palju viimasel ajal hakatud kasutama maismaadroone, need on veetud veedroonidega, on tehtud nagu nii-öelda mererünnakuid, kus tulevad maha maismaadroonid, kogu see nii-öelda suund. Ukrainas on ka väga palju neid, kelle arvates see on nagu mõttetu ressursside raiskamine ja võiks selle asemel osta mürske ja teha midagi, mis omab nii-öelda otsest, kohest mõju. Et see on see nagu lahkheli, see ei ole ainult Ukrainas, ma arvan, see on igal pool ja küsimus ongi selles, et kummal on õigus, kas oleks pidanud kogu selle ressursi, mis sellele nafta ja Venemaa ründamise kampaaniale on läinud, selle kuskile nii-öelda otsesemalt rinde suunas nii-öelda suunama, kas oleks pidanud prioritiseerima inimeste tehnikat, kaugtuletoetust versus droone, see on selline nagu lahendamata küsimus, et muidugi ütleme nii, et sellel nooremal ja sellel mehitamata süsteemide väejuhatusel Ukrainas näiteks on tugevam välispresents, neil on see, nad oskavad ennast kommunikeerida. Ma arvan, et see nagu tõde on seal kuskil vahepeal. Ma tahaks rääkida süvalöökidest. Läheks natukene ajast tagasi, et tegelikult ütleme aasta jooksul, isegi natukene rohkem meie siin Eestis oleme saanud Ukraina süvalööke ka tunda mõneti, kui mõned droonid on tulnud meie õhuruumi. Tegelikult oli päris palju spekuleerimist selle üle, et kus kohast need droonid siis tulid, et Ukraina on ju tegelikult ikkagi kilometraaži mõttes väga kaugel. Sa oled seda simuleerinud, sellega palju tööd teinud. Võib-olla siin kaardi juures natukene selgitad ja näitad, et milline see teekond on olnud ja kuidas sa selle selgeks oled teinud? Ja, selles mõttes, et see peamine küsimus on olnud alati nii-öelda Vene propaganda versus siis päris elu vahel, et venelased on alati väitnud, et need droonid tulevadki läbi NATO territooriumi ilusasti üle Balti riikide ja sinna Peterburi poole. Et seda on nagu lihtne kaardi peal nii-öelda joonistada üks noolek ja öelda, et see on kõige otsem tee. Aga mitte ainult mina, mida näiteks Ukraina allikad on teinud, mida väga paljud teised analüütikud, kelle infot ma olen kasutanud, teinud, on vaadanud Vene Föderatsiooni oblastite tsiviilkaitse hoiatusi. Ehk siis siit Brjanskist, Smolenskist otse üles meie poole on samasugused süsteemid nagu meil, nagu see nii-öelda e-riigi või SMS teavitused ja iga kord, kui ukrainlased siit nii-öelda riigi ülevalt otsast on droone välja saatnud, hakkavad järjest nii-öelda ajajoonel need oblastid punaseks minema, et kõigepealt on eelhoiatus, et võib-olla on droonid, siis on see, et õhus on droonid, midagi hävitatakse ja nende järgi tegelikult saab ehitada selle teekonna, mis lähebki siit mööda nii-öelda Valgevene piiri, Vene piiri, tihtipeale läbi Pihkva oblasti, otse sinna üles, kus on siis Peterburi regiooni näiteks sadamad, Ust-Lugad ja muud asjad. Et ma olen seal simuleerinud, see täpne teekond, ütleme niimoodi, nii-öelda kilomeetri täpsusega, see on teadmata ja seda ei olekski mõtet nii-öelda avalikustada, aga üldiselt see suund on põhimõtteliselt kaarega mööda Valgevene ja Vene piiri ja sealt ilmselgelt, kuna nad lendavad tõesti Eesti piirile lähedalt, siis neid episoode, nagu mainisin, on olnud, kus on ka sisse kaldunud. Kui veel natukene kaardi juures näidata, et kuidas need satuvad nii-öelda Eesti õhuruumi?
jah, kui need trajektoorid lähevad täpselt läbi siit Pihkva oblasti nii-öelda lääne piirist, täpselt siit Eesti piiri kõrvalt tegelikult üpris madalalt, siis see täpne mehhanism on, kui on jälgitud GPS-häiringuid, siis on nähtud, et venelased on võimelised suunama GPS-häiringuid ja nad on suunanud seda nii-öelda ringikujuga ka Eesti sisse, mis tähendab seda, et erinevate metoodikatega, et kas tahtlikult, siis on kui see droonil on pandud, ta on kuskil lendab siit kaudu, talle on pandud asukohaks kuskil üle Ust-Lugasse, kui valetada droonile, öelda talle, et asukoht on teine, siis teda on võimalik panna sisse keerama. Seal on kindlasti mingil määral ka selline lihtsalt puhas eksimiskomponent, et ükski tehnoloogia ei ole perfektne, seal on kindlasti drooni tüki hind on väga tundlik, seda on üritatud nii alla saada kui võimalik ja seda, et kui sul tuleb ikka sadu ja sadu parvedes asjad lendavad, nad on tehtud võimalikult odavalt ühekordsed, see, et see kuskil kaldub vasakule paremale, see ei pea olema ka ilmtingimata mingisugune väline mõjutaja. Kui nüüd mõelda droonide peale, siis me oleme kuulnud tegelikult ju seda, et on olemas peibutusdroonid ja siis on need droonid, millega päriselt tahetakse sihtmärki tabada, et võib-olla natukene selgituseks, miks see GPS-häiring näiteks mõjutab seda peibutusdrooni just rohkem, sest nagu me aru saame, siis tegelikult Eestisse sattunud droonid on ka tõenäoliselt olnud peibutusdroonid. Ja. No see on seesama loogika, see on see hinna loogika, et peibutusdrooni eesmärk kui selline on näha välja võimalikult sarnane päris droonile, raisata vaenlase ressurssi ja seal on tavaliselt mingi lõhkelaeng ka, ehk siis seda ei saa rahule jätta, selle peab ka maha võtma, aga peibutusdroon peab olema mitu korda odavam kui see päris droon, mis tähendab seda, et kui ütleme, et sul on navigeerimiseks erinevaid tehnoloogiaid, sa võid kasutada GPS-i, mis on täpne, kuid üpris lihtsasti segatav. See on nii-öelda see standard, eks. Siis on seal erinevad nii-öelda inertsipõhised, magnetipõhised, maapinna kontuuride põhised tehnoloogiad, mis abistavad, et kui GPS ära kaob või kui seda häiritakse, siis oma asukoht on ikka võimalik kindlaks määrata. Kui sa ehitad odavat peibutusdrooni, siis sa sinna paned ilmselt selle GPS-seadme ja sa ei hakka sinna neid kaameraid ja muid nii-öelda navigatsiooniseadmeid panema. Ehk siis need ongi palju-palju lihtsamalt mõjutatavad, et teised on nii-öelda hukukindlad selles mõttes, neid on raske kõrvalt juhtida. Peibutusdrooni eesmärk on olla põhimõtteliselt lihtsalt seal parves segaja, et vähema tõenäosusega võetaks maha see õige suurema lõhkelaenguga ja pigem see odav puidust, poroloonist, mis iganes materjalist PVC-st tehtud nii-öelda rumal ilma nii-öelda lisaloogikata lendav objekt. No see drooni teema on selles mõttes tavalise inimese jaoks hästi müstifitseeritud, et miks ma seda ütlen, mul tuleb meelde üks teooria, kui oli see Auvere Korstna juhtum, et tuli meelde see, et kuidas räägiti sellest ka, et droon vaatas, et ahaa, talle oli antud käsklus, et ta peab ründama korstent ja kuna ta oli kõrvale kaldunud, siis ta valis lihtsalt lähedase objekti, mis on sarnane. Et kui palju selline tehnoloogia päriselt töötab või kas see on tegelikult lihtsam? Ütleme niimoodi, et kui nüüd rääkida nendest nagu mitte peibutus, aga päris droonidest, siis seal on selline tehnoloogia täitsa olemas, et kui me oleme vaadanud, mida Ukraina on teinud viimaste kuude jooksul seal Krimmi ümber, Donetski oblastis nende logistikateedega, et nii-öelda arvuti nägemise või siis kaamera külge ühendatud AI mudelid oskavad ära tunda veoautot, militaarautot, soomukit, naftahoidla või ükskõik mingisugust suurt hoidlat. Kindlasti korsten ei ole väga raske asi, mida identifitseerida, võib-olla läheb puuga sassi, aga üldjuhul, et see nii-öelda võimekus, et seal viimasel miilil ja seal lõpus ilma välise juhtimiseta ise videopildi pealt ära tunda, mis seal pildi peal on, see on täitsa olemas. Eesti sõlmis Ukrainaga droonidiili. Postimehe veebis saab täna selle kohta ka lähemalt lugeda. Aga no, tegelikult me liiga palju selle kohta ei tea, aga selle põhjal, mis meedias on kirjas, mida me nüüd ukrainlastelt siis saame ja küsimuse teine pool, et mida Eestil tegelikult drooni valdkonnas oleks praegu vaja kõige rohkem? Jah, selles mõttes selle droonidiiliga, seal on erinevad komponente, eks on. Üks asi on see nii-öelda intellektuaalomand, see teadmised, kuidas, millega, sul on spetsiifilised disainid ja tegelikult, mis minu arust on kõige olulisem ja mis jällegi ei ole ainult Eestis, vaid nagu nii Ukrainas kui ka teistes Euroopa riikides, kui tegelikult Venemaal on sama probleem.
on see orkestreerimistarkvara või see süsteem, et hea küll, et droone sul võib olla, sensoreid võib olla, sul võib olla 10 sorti droone, kuidas sa selle kõik ühtseks pildiks kokku tood. Et see on ukrainlastel on Delta, teistel on teised süsteemid, aga see nii-öelda pusletükk on kõige raskem, ma ütleksin, ja kui seda teadmist jagada, see oleks kindlasti meile kõige kasulikum, sest ka Eesti puhul, kui mõelda, olgu see rahu ajal või siis ka mingi konflikti ajal, see õhuruum on must droonidest suure tõenäosusega, et siis aru saada, et kus, mis lendab, kuidas need erinevad süsteemid kokku lähevad, et see on asi, mida Ukraina on enam-vähem korda saanud, välja mõelnud ja kindlasti tuleks ka meile väga kasuks. Ehk siis kõige suurem vajakajäämine tegelikult Eesti drooninduses ongi olnud see, mitte näiteks poliitiline pool, et meil ei ole sellele liiga palju tähelepanu pööratud. Ei, kindlasti seda ma ei öelnud, et poliitiline pool, ma arvan, kaitsetööstuses on niimoodi, et hästi palju on neid hästi positiivseid uudiseid, et kus tuli mingisugune memorandum, kus midagi avatakse, tehakse, kuid väga vähe on räägitud tegelikult nende kaitsetööstusettevõtjatega endaga, et Eestis on meil edukaid ettevõtteid, väga häid ettevõtteid drooni valdkonnas, ka teistes valdkondades, aga see on kõik läbi pisarate, vere ja valu tulnud, et sellist nagu riiklikku toetust, ütleme niimoodi, et see on kummaline minu jaoks, et kogu ülejäänud maailm, peaaegu kõik riigid, kaasa arvatud Põhja-Korea, Hiina, Venemaa, kõik lääneriigid, Prantsusmaa, Saksamaad alati, et kaitsetööstus on oma olemuselt tegelikult riiklik valdkond, et seda peab riik toetama ja peab nii oma turul kui ka välismaal müües, et tihtipeale need nagu isegi väiksemad diilid sünnivad mitte hea turundusmeeskonna ja müügimeeskonna, vaid selles, et kaitseminister või kaitseministeeriumid omavahel tulevad kokku, ütlevad, et meil on sellised asjad, teil on sellised asjad. Et see on see, kuidas see valdkond toimib, väga vaba turumajandust ei ole. Eestil saaks kindlasti paremini seda teha. No võtamegi siis konkreetsed ettevõtted ka ette, et sina ise oled seotud Eesti kaitsetööstuse ettevõttega Sensus Q. Hiljuti selle ettevõttes siis soetas Saksa droonitootja Quantum Systems. Mis selle diili taust on ja mil moel te siis nagu jõud ühendate? Jah, selles mõttes, et Quantum Systems on eks Euroopa uute kaitsetööstusettevõtetes, mis on siin sündinud viimase, 5 aasta jooksul üks kõige suuremaid. Ja nemad ongi suures osas selle droonide tootja, ehk siis füüsiline riistvara, asjad, mis lendavad. Nendel veel seda osa, mis plahvatab ei ole, aga peamiselt jälgimisdroonid. Sensus Q olema olemuselt meenutab natuke seda Ukraina Deltat. Me oleme see, mis mõistab seda informatsiooni, mida need droonid koguvad. Ehk siis nemad said aru sellest samast asjast, et nad võivad neid droone müüa, nad võivad neid klientidele kasutusse anda, kuid päeva lõpuks on vaja midagi, mis kogu selle pildi kokku tooks. Ja kuna me oleme Sensus Q's viimased 5 aastat just seda ehitanud, just Euroopale sobival viisil, siis tundus mõistlik jõud ühendada ja nii see ka läks. Et nüüdseks on see, et oleme üks ettevõte. Kui mõelda laiemalt Eesti kaitsetööstuse ettevõtetele, siis kas Eestist on üldse võimalik saada selliseks kaitsetööstuse gigandiks või Eesti kaitseettevõtete saatus ongi see, et keegi suurem ühel hetkel ostab nad ära või liidab nad endaga? Ütleme niimoodi, et see on igas sektoris on sellised arenguetapid. Ja kui me vaatame seda standardset IT-tööstust, mis meil on ka siin viimase 20 aastaks arenenud, eks seal olid samad etapid. Ja kõige raskem ongi see, et sa tõestad, et sellest regioonist, Eestist, Baltikumist, kus iganes, üldse tuleb midagi, mis on midagi väärt. Et see, et tegelikult Eestist on nüüd, Quantum Systems on omandanud ka 60% Heavy Optronicsist, mis on ka Eesti ettevõte, nüüd on 100% Sensus Q'st. See annab tegelikult validatsioonisignaali, et et Eestis on head insenerid, on head tarkvaraarendajad, inimesed teavad, mis nad teevad, siia tasub investeerida ja siit saab midagi head. Et kogu aeg on kaitsetööstus see probleem olnud, et tegelikult seda investeeringut ei ole nii lihtne saada, kuigi tundub, et see buumib. Kui nüüd on see validatsioon olemas, siis see suurendab oluliselt tõenäosust, et järgmine firma, kes Eestis luuakse, saab selleks gigandiks, sest kapitali saab parematel tingimustel. Ma küsin veel hinnangut poliitikale, et siin käis läbi see, et riik peaks prioritiseerima kaitsetööstusi rohkem. Aga ma küsin hoopis niipidi, et
kui palju on see viimastel aastatel arenenud, kui palju paremini on hakanud riik seda tegema, et kas tegelikult seis on sama näiteks nagu enne 2022. aastat? Ei, seda kindlasti mitte, et asjad on läinud oluliselt paremaks. Ütleme nii, et kaitsetööstusel on mingisugune hääl, kaitsetööstus võetakse tõsiselt. Vähemalt kaitsetööstus on muidugi kasulik muudeks eesmärkideks, aga see on paremaks läinud. Selles mõttes, et kui me mõtleme nii-öelda sõjaeelsesse aega või isegi 2022-2023, siis skepsist ja seda kinnisust oli ikka väga palju, mis on täiesti arusaadav, sest et Eestis ei ole tegelikult olnud seda sektorit ja võib-olla nii-öelda riigi poole pealt ei ole harjutud, et kuskil on mingi kolmas osapool, mingisugused vennikesed, kes tulevad ja neil on ka arvamus. Et see võttis aega, see protsess on kindlasti alles lapse kingades. Siin on väga head initsiatiivid kaitseväe poole pealt, et seda innovatsiooni anda kaitsetööstusele ligipääsu, aga kindlasti saaks väga palju paremini seda teha ja saaks rohkem teha. Ja ma räägin just nimelt mitte isegi riigi sees, et mitte see, et kuidas kaitsetööstus saab kaitseväega koostööd teha, vaid see, et kuidas nii-öelda riik saab olla visiitkaart ja viia need ettevõtted tegelikult maailmaturule. Et see tundub veider, Eestis me ei ole harjunud sellega, meil on selline nagu vabaturumajandus alati ja kindlasti see on ka mulle väga südamelähendane, aga kaitsetööstus ei ole sektor, kus on otseselt vabaturumajandus selline, et seal on nagu ikka riik käseb poob ja laseb tihtipeale. Meil on küll saateaeg tegelikult otsa saamas, aga mul on üks küsimus, see on üsna pikk teema, ma tean, aga ma küsin ikkagi ära, et kaitsetööstusega tihtipeale tekib see probleem, et on sellised riigid, kellega me võib-olla esimese hooga ei tahaks koostööd teha. Ma tahan küsida Hiina kohta, sest drooni tootmise puhul on näiteks ju praegu Euroopas olukord, nagu mina olen aru saanud, et ollakse sõltuvuses Hiina komponentidest. Et kas Euroopal on võimalik sellistest seostest ja sõltuvustest ennast vabaks saada? No, loodetavasti, et see on, selle nimel töö käib, eks sul on kuskil Tšehhis luuakse mingisuguseid droonimootoreid, käiakse Koreas, Kambodžas, Vietnamis magneteid otsimas. Eks meil ka Sillamäel võib-olla oleks võimekus mingeid magneteid toota, et kogu see nii-öelda protsess käib, tehakse tööd, väga valus on, väga vaevalik on, sellest Hiina komponendist on väga keeruline lahti saada. Et ja tõele au andes ei ole ka see, et Hiina komponendid on alati odavamad, et seal on lihtsalt mingid asjad, nad teevad ka väga hästi, mingis asjas nad on monopoolses seisundis. See on sama asi nagu igasuguse suuremahulise tootmise püstipanekuga, et see võtab lihtsalt aega ja Euroopal seda aega natuke on, ma arvan, et see asi korda ka teha, et vähemalt esmakriisireservi võimekus on olemas, et kui midagi peaks juhtuma, kui Hiina kaubandussuhted mingil põhjuselt järsult halvenevad, juhtub mingisugune konflikt näiteks searegioonis, me ei saa enam neid mootoreid, me ei saa enam neid kontrollereid, mida iganes, et siis me suudame kriitilise esmavajaduse ära katta, et sinna suunas me liigume. Erik, aitäh, et leidsid aega tulla. Aitäh. Aitäh ka kõigile, kes meid vaatasid. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris esmaspäeval, siis on meil stuudios külas Mart Võrklaev. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.